No nii, tere head inimesed, me täna jätkame jälle saatesarja sellest, mis meil toimub üldse. Nagu näete, mul on siin stuudios jälle tuntud tegelased Antti Kukela ja Kristjan Moora. Tere, tervist! Ja eks me täna siis räägime kõigest sellest, mis inimeste meeli ärevaks teeb või millest üldse mõeldakse, et praegu olukord siin ilmamaa peal on päris kummaline. Et kuidas seda üldse nagu kommenteerida? No alustakski siis suuremast pildist sellest, mis praegu siin maailmas meie ümber on ka Eesti pinnale juba jõudnud sõjast, mis on laienemas. Nii? Venemaa Ust-Luga sadamat rünnanud Ukraina droonid lendasid Venemaa ja Balti riikide piiril, sest see oli mitte ainult kõige otsem, vaid ka strateegiliselt kõige ohutum teekond. Eksperdid ütlevad, et Ukraina lennutas oma droonid Primorskisse ja Ust-Lugasse kõige otsemad teed. Kaardi peale vaadates on ikkagi nagu üks kõige otsemaid teid, mida siis on võimalik Ukrainast, kui sealt Tšernihivi piirkonnast kuskil startida, siis on just Ust-Lugasse ja Primorskisse sisuliselt ühes kohas. Teiseks valisid ukrainlased kõige ohutuma teekonna, sest siin on Vene õhutõrjed kõige vähem. 2 ešeloni, mida nad peavad läbima, need ukrainlased, üks on siis seal vahetult riigi piiri juures, kus siis Venemaa õhutõrje üritab takistada Ukraina droonide väljalendu Venemaa suunas. Järgmine siis kaitsevöönd on siis nagu vahetult Peterburi piirkonnas siis nende sadamate juures. Osa droone, mis siis meie idapiiri taga lendasid, siis jõudes enne Ust-Lugani jõudmist pöörasid merele. Läänemere kohale riivasid sealhulgas ka Eesti õhuruumi ja siis lähenesid Ust-Lugane mitte lõunast, vaid lääne poolt, kus ilmselgelt siis ei olnud valmis selleks. Et Ukraina droonid tulid mitmes laines, siis räägitakse sellest, et esimeses laines tulid peibutusdroonid, mille ülesanne oli Venemaa õhutõrje välja kurnata. Droonide peale muidugi neid kallid õhutõrjerakette kulutada on äärmiselt kahjulik just nimelt selle kulu efektiivsuse mõttes. Ründedroon, mis suudab kahju tekitada, see on tavaliselt ikkagi natuke suurem. Tihtipeale on ta lennuk, aga mitte alati. Pikama droon ei saa olla multirootor, sest multirootori lennuulatus on üldiselt väike, alla 10 kilomeetri. Kui aga küsida, miks Venemaa ei tulistanud tee peal Ukraina droonide pihta, siis kas seda mõjutas fakt, et need lendasid NATO liikmesriikide piiril? Kindlasti ka sarnased kaalutlused on ka venelaste silmades, sest nemad ei ole ka huvitatud hetkel avaliku konflikti sattumisest NATO riikidega. See, kellega nad sõdivad, on ikkagi hetkel Ukraina. Me oleme teinud järelduse, et üheks põhjuseks, miks võib ründedroon, mis on suunatud siis siia Ust-Luga peale näiteks, sattuda kaugemale lääne poole, on see, et nad rakendavad satelliitnavigatsiooni petmist. Otsides põhjusi, miks üks droon Auvere korstent tabas, viitab julgeolekuekspert Meelis Oidsalu veel ühele teooriale. Kui mitte praegusel juhtumil, siis ka tulevikus, et kui venelaste käsutuses on mõned Ukraina droonid, et siis ka selliste massiliste rünnakute puhul võidakse ka lihtsalt Venemaalt meie suunas mõni selline teele panna. See oleks selline klassikaline hübriidsõda. No nii. No meie ülesandeks muidugi ei ole neid väiteid siin kahtluse alla panna, aga vaatame siis ka seda, mis seal Iraani ümbruses toimus pärast Ameerika rünnet ja milliseid sihtmärke on siis Iraani pool tabanud nendes kohtades, kus siis USA ja sõjaväebaasid eelkõige paiknesid. Et see on väga massiivne, mis Iraani vasturünnakute maht on olnud. Vaadake, kui tihedalt on kaetud ka Iisrael nende droonirünnakutega. Ja isegi ballistiliste rakettidega siis osaliselt. Nii et kogu see rünnakute ja selle sõja tulemus avaldus meil ju kiirelt naftahindade ja meie tanklates kütusehindade tõusuna. See väga valusalt lööb terve maailma majandust. See kütusehind on jätkuvalt tõusus ja kui nüüd Venemaal naftat eksportivate sadamate osas Läänemerel, siis on need sadamad ka juba suures osas hävitatud ja väidetavalt siis on kuskil 60 või 70% nende nafta ekspordi mahust praegu peatatud.
siis see ju lisab õli tulle, nagu öeldakse. Ja me peame oskama järeldada, et mis meile sellest siis kõik lähiajal meie majandusele ja elukorraldusele tuleb. Pluss siis see otsene sõjaoht. Ja kes on vaadanud Venemaa kanaleid ja sealseid kommentaare, siis seal otsitakse tõesti praegu variante, et millega siis vastata, sest seal räägitakse otseselt sellest, et osa droone tuli ka Eesti territooriumilt ja soovitatakse siis asuda nende droonide tõrjele Eesti territooriumi kohal, nii et selliseid Venemaa poolseid arvamusi peaks kuulajad teadma ja me peaksime oskama edasi mõelda. Mina ütleks juurde täiesti ju tsivilistina, eks ole, et vaadates seda ERR-i uudiselõiku, kus siis räägivad Eesti julgeolekueksperdid siin, et siis paar mõtet. Üks on see, et Eesti elanikele püütakse anda mingisugune selline rahustav sõnum, et mitte midagi hullu pole lahti. Ukraina ründab Venemaad, eks ole, aga kuidas ta seda teeb, eks ole, et see on nagu siis kõige olulisem asi, et Ukraina ründab Venemaad, aga tegevus käib üle siis meie riigi ja üle meie õhuruumi, ehkki seal kogu aeg rõhutatakse piiri ja et piirist, siis meie riigipiirist ida pool, see minule küll ei jätta sellist usutavat muljet, eks ole. Me näeme ka seda siin, et Auvere elektrijaama korsten on pihta saanud. Ja siis on teine asi, teine aspekt on see, et mis mandaadi alusel te tegutsete, eks ole. Te seate meid, Eesti kodanikke ja ohtu, te eskaleerite seda sõda, eks ole, ja laiendate ilma igasugust mandaati ja õigust omamata seda sõjalist tegevust Eesti territooriumile, eks ole. Et me siin asjata ei näitanud seda Iraani vastulööki, eks ole, siin regioonis, kus Iraan on siis ennetavate löökidega püüdnud vähendada siis temale tekitatavat kahju, eks ole, nendes Araabia riikides, et Kristjan mainis ka siin juba, et ega siis võib-olla on ainult aja küsimus see, et kuna siis Venemaa hakkab samamoodi, need ei ole enam ennetavad, eks ole, vaid need on siis oma kaitseks mõeldud vastumeetmed, neid rakendama Eesti pinnal, Eesti õhuruumis. No üks siuke fakt on veel, mida me võiksime vaadata, et meil on lennuradar täiesti avalikult kättesaadav ja nüüd eile ja täna öösel siis kuidas on lennud ümber suunatud Eesti kohalt. Kui me siin Saaremaal ja Eestis näeme muidu taevas lennukoridorides üksteise järel lendavaid kaubalennukeid, siis nüüd nendel öösedel, kus intensiivne droonilend toimus, olid kõik lennud ümber suunatud sealt põhja poolt üle Lõuna-Soome ja siis lääne poole ja üle Eesti ja üle Läti ja üle Leedu otseselt ei lennanudki keegi. Et see tähendab, et meie õhuruum oli koordineeritult suletud nende droonirünnakute ajaks ja droonid siis lendasid, aga neid sinna kaardil ei ole märgitud, kus nad siis täpselt lendasid. Nii et igal juhul oli Eesti õhuruum selleks ajaks rahvusvahelise tsiviillennu transiitkoridoridele suletud. Aga mul on siin küsimus, et kust need droonid ikkagi siis lõpuks tulid? Kui seda kaarti natuke suurendada, siis tõesti... Seda küll, aga näiteks siin on Valgevene, eks ole. Aga kus on Ukraina? Vaata, Ukraina on pisut lõuna pool. Pidi siis, kui ta mööda neid Läti ja Eesti piiri laseb neid, eks ole. Mis värk sellega on? No üle Valgevene nad tõenäoliselt ei lennanud. Seda ma ka arvan. Ja meil on ka oma Eesti meedias ju avalikult ilmunud need trajektoorid piltidel, kus nad on lennanud siis kõigepealt Ukrainast Poola, siis piki Valgevene piiri Leetu, läbi selle Suvalki koridori ja sealt siis otse sinna, kuhu neid sihitati, nii et ega need kaardid on meil ka tegelikult avalikus meedias ilmunud ja küsimus on selles, et kas see on tõde, kas ei ole, kui palju neid oli, aga meil on oma enda Eesti elanike seas ja sotsiaalmeedias väga paljud juba avaldanud, et üle nende majade on nad öösiti lennanud ja nad ei ole aru saanud, mis on, mõned on helistanud häire telefonile ja sealt ei ole osatud neile vastata.
kuskil oligi selline jutt, et kui te näete droone, siis helistage häiretelefonile. Oli nii jutt? Jah. No see soovitus võib ju kehtidagi, et tehke seda tõepoolest. Nii, aga ma mõtlen seda, et ütleme, kogu see keerata tuksi, kogu kütusevärk üle maailma. No me näeme, et see on globaalselt toimuv, kellegi poolt hästi organiseeritud ja nüüd oleme meie ka siis koos meie naaberriikidega, Läti ja Leeduga vähemalt osa sellest mängust ja oleme juba sattunud siis sõjaserva peale. Ja vaata, kui sa jagaksid etteks minu ekraani, siis kui me vaatame Araabia poolsaart, eks ole, et seal on siis 2 kitsust, üks on see Hormuzi väin ja teine on selline Bab al-Mandabi nimeline kitsus või väin. Ja siin analüütikud räägivad sellest, et kui nüüd Ameerika plaanib siis oma liitlaste, Araabia poolsaare liitlaste abil hakata siis maavägesid kasutama, eks ole, et siis tõenäoliselt laieneb see siin regioonis sõjategevus ja sellele võib järgneda siis selle kitsuse kinnipanek ja mis tähendab seda, et nende kahe väina kinnipanekuga langeb siis, ütleme siis nii gaasi kui ka nafta saadavus umbes 25% sellest, et maailma käibest. Ja see, kui me näeme siin, vaatame, ma vaatan, kus siin on, panin siin veel ühe, et Austraalias, eks ole, maadeldakse ja võideldakse siis selliste kütuse defitsiidi probleemidega. Siin on üks selline nimekiri maadest, kus siis ilmselt normeeritakse juba kütuse selle postitaja väitel. Siin on mitu maad, siin on Euroopas isegi Sloveenia, eks ole, aga mitmed maad, kus toimub kütuse normeerimine nüüd selle Lähis-Ida konflikti tagajärjel. Ja kas see nüüd on, kui me jõuame Saaremaale, eks ole, siin viimasel volikogu istungil tegi Kristjan Moora arupärimise vallavanemale just seoses selle sama sellise viimase aja globaalsete sündmustega, mis on leidnud, eks ole, et kuna me näeme siin erinevates maades, et kus on hakatud kütust normeerima ja et see on selline ülemaailmne siis selline ohu suurenemine, mis võib viia, ütleme siis, kütuse kättesaadavuse halvenemisele, samuti toidu kättesaadavuse halvenemine, eks ole, ja võib seada siis potentsiaalse ohtu kogu elanikkonna. Nii kas Euroopas, Eestis? No me näeme seda varsti. Aga kui sa räägid viimasest volikogu istungist, siis see oli meil eile. Aga eelviimane volikogu istung oli meil 5. märtsil ja siis oli üks selline meid puudutanud sündmus, kus mulle avaldati umbusaldust ja siis EKRE asendati Saaremaal võimul olevas Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonis Reformierakonnaga. Nii et meie arupärimised tulenevad nüüd selle järel, sellepärast et nüüd eelmiste valimiste järel tekkinud Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koalitsioonis oli meil kokkulepped, et mina siis volikogu esimehena peaksin vastutama näiteks julgeoleku ja kaitseküsimuste eest ja ka sellega, et meie elanikkonna kaitsevõimekus saaks arendatud ja tagatud. Ja arupärimine oli siis seotud sellega, et kui mind ametist nüüd maha võeti, et kes siis uue koalitsiooni liikmetest neid ülesandeid täidab või üle võtab. Ja ega nad esialgu paistab, et ei osanudki vastata, sellepärast, et meie selle lühikeseks jäänud koalitsiooni ajal ei olnud keegi sellest väga huvitatud. Paistis, et see on ainult meie huvi, ehk siis EKRE huvi, kuidas me kriisi korral oma rahvast kaitsta suudaksime. Ja paistab, et see lähenev sõda ei ole veel enamikele kohale jõudnud. Nendele, kes siin võimu juures olles kaklevad mingite kohalike näiliselt tühiste teemade puhul, aga me oleme ka seda avanud neile või püüdnud avada, et ei ole näiteks väikekoolide sulgemine sugugi tühine teema, sest et võimalikus nüüd eskaleeruvas majanduskriisis, kus inimesed linnades jäävad ilma tööta,
tulevad paljud pered oma lastega koos kodusaarele tagasi ja siis on neid koole vaja. Ehk kõikide kriiside, sõdade ajal on linnainimesed alati maale tagasi tulnud. Aga kui te täna panete koolid kinni, siis ei ole neil kuhugi tulla. Nii. Ja seda muidugi naerdi selle peale, nii et see, kui vähe meie tänase võimukoalitsiooni liikmed, eriti volikogus, saavad aru sellest, mis maailmas toimub, siis me mõistsime ka seda, et ega enamikest ei olegi abi häda korral. Nüüd on küsimus, et kuidas me aitame neid, kellest abi ei ole ja kas me peame neid kõiki aitama. Ja ühe lause ma ka ütlesin, et nähes, et te olete asunud oma tegevusega meie niisugust valmisolekut nõrgestama, siis me peame teile ka appi tulema, kui häda käes on, aga nüüd nii-öelda võimule tulnud koalitsioonile me tuleme siis appi kõige viimases järjekorras, sest et me ei näe mingi põhjust, miks me peaksime teid aitama. Küll aga esitame me teile küsimusi selle koha pealt, et mida te siis ise teete. Seda nagu, et sa oled Kaitseliidus, eks ole? Nojah, nende hulgast ei ole kahjuks keegi. Et selles see mure ongi, et nad ei näe seda probleemi, nad vabatahtlikult ei taha osaleda. Nüüd on üks abivallavanem Saaremaa vallas küll uues koalitsioonis, kes on Naiskodu kaitseliige ja ma igati austan. Tema tahet, aga ülejäänud seltskond kahjuks ei pea vajalikuks ka meie nii-öelda ajaloolist kultuuritraditsioone järgida sellepärast, et näiteks meil oli siis üleeile küüditamise aastapäev, riiklik tähtpäev ja tänase koalitsiooni liikmetest ei olnud seda tähistamas mitte kedagi. Nii. No see on lihtsalt näitab rahva arusaamiseks, kellega meil on tegu, mis on nende fookuses, millest nad aru saavad, millest nad aru ei saa. Ja see, et ka nende saadikud volikogus, kuidas me neid siis veel iseloomustaksime. Nüüd olles opositsioonis, peame me sõbralikult iseloomustama oma kaaslaseid, kes on koalitsioonis. Ja väga tore oli jälgida nende käitumist, kui näiteks kõneles Mart Maastik ja süüdistas EKRE-t. Siis sellel järgnes tormiline ovatsioon ja aplaus volikogus. Tuletas mulle väga meelde nõukogude aegseid parteikongresse ja vaadates neid õnnelikke nägusid ja õhinal olevaid saadikuid, siis tekkis ajalooline paralleel. Midagi tõde ka seal või? No ajalugu kipubki korduma. Küsimus on selles, et pilk oli tuhm, aga täis õndsat ustavust oma juhile. Et asjast arusaamiseks, mille nimel, me oleme siin Antige püüdnud seletada, ei jõua veel kohale. Seletame siis veel. Et ega me ei pea neid ju selles olukorras kuidagi kiitma, vaid toome siis kuulajateni selle, kuidas see meile paistab, mis seal praegu palaganina toimub. Et võimuvahetus on vahest selline, nagu ta on. Ei ole sõbralik. Läheb käest ära. Aga meie võimalus arupärimise esitada teeb neile tõsist muret, sellepärast, et enamikele küsimustele jäetakse vastamata, need on siis ilmselt valusad. Ja see on siis opositsiooni võimalus meil praegu tänase koalitsiooniga siis suhelda, küsida neilt, mida nad teevad, kui olukord peaks muutuma keerulisemaks. No näiteks arupärimises, mis ma viimati esitasin, siis tänane võimukoalitsioon tahab sulgeda nüüd ka Saaremaal neid osavaldadesse jäänud osavalla teenuskeskuste juhatajate ametikohti ja võib-olla veel kärpida väljaspool Kuressaaret valla kohalolekut. Aga neid ametikohti on seal just vaja, sellepärast, et kui me nagu varem Kaitseliidu õppustel oleme just kasutanud, vanade väikeste valdade korral oli kõikidel valdadel oma kriisiplaanid olemas. Nüüd Saaremaa vallal sisuliselt seda ei ole. Ja eriti halb on olukord maapiirkondades. Sellepärast ma palusingi näiteks punktis 5, palun kirjeldage Saaremaa vallas alates 5. märtsist moodustatud uue võimuliidu koalitsioonilepingus ja edasises tegevuskavas sõnastatud eesmärke koos volikogu esimehele ja vallavalitsuse liikmetele määratavate konkreetsete ametiülesannetega, mille täitmisega tagatakse Saaremaa vallavalitsuse ja valla allasutuste tõhus toimimine võimalike kriiside ennetamiseks ja valmisolek reaalsete kriiside korral valla elanike kaitseks vajalike ülesannete täitmiseks
ja elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamiseks. Ehk siis elanikkonnakaitse, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine ja valla allasutuste tõhus toimimine, no neil ei ole seda plaani. Pole üldse. Ja no plaan seda teha kahjuks siis langes praegu ära. Nad ei ole seda oma koalitsioonilepingusse kirjutanud. Nad ei näe seda vajadust ja ei ole ka selle 6 aja jooksul, mis siis praegu sõda on maailmas laienenud, veel märganud, et küllap nad on keskendunud kohaliku nii-öelda ringmängule siin piruka jagamisel. Kuule, meil on ju meri vahel, et meil ei juhtu midagi siin. No küsimus on selles, et kui kütusehinnad on juba läinud varsti 2-kordseks varasemast, põllumees peab minema põllule, aga ta ei saa, kas ta jätab siis pool põldu kündmata või? Tal ei ole ju raha selleks, ja kuidas teised ettevõtted saavad jätkata. Ehk siis kui ettevõtlus saab nüüd selle sõja taustal hävitava hoobi, siis puudutab ju lõpuks meid kõiki. Ja nüüd ongi küsimus, et mis see vald siis nagu teha saab? No saab ikka. Saab valmistuda, saab toetada kedagi, saab mõelda, aga hetkel paistab, et neil seda huvi veel ei ole. No jaa, ka maailmas on sellised tendentsid, et me oleme siin ülearused siin maamuna peal ka ju. Suur hulk inimesi, et... No kui me näeme, et võõrad nii arvavad, et siis me võiksime ju loota ja eeldada, et meie oma juhid kohalikul võimutasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil hoolivad oma rahvast ja oma inimestest. Aga kui me näeme, et nad oma väidetest tahavad meie lastele head, siis samal ajal tahavad meie laste kooli kinni panna, et nad läheksid kuhugi suurde kooli ja saaksid sealt nende arvates sotsialiseeruva hariduse, siis me paratamatult oleme nagu teisel arvamusel, sellepärast, et meie ja nemad, võõrast kommionu ma oma laste juurde ei usaldaks ja praegu nad käituvad täpselt selliselt, väites, et tema teab paremini, mis minu lastele hea on. Ja ei kuula juba meie osavallakogude otsuseid, hoolekogu otsuseid ja tahavad siis oma otsustega teha Saaremaa maapiirkondades elavate vanemate lastele head. Sellist voli ei ole neile keegi valimistele andnud. Ja ma võib-olla ütleks ka nii palju kommentaariks sellele samale koolivõrgustiku reformimisele, olles ise nüüd, eks ole, elades Kihelkonnal ja et see sama reform ja muudatus puudutab ka otseselt Kihelkonna kooli ja siis neid peresid, kelle lapsed käivad Kihelkonna koolis, eks ole, ka mind. No nad ütlevad, et neid on nii vähe seal juba. Ja just, ja siis on kogu selle asjaajamise juures, mis siin nüüd 2 kuu jooksul on toimunud, torkab silma see, esiteks see, et nüüd võimule saanud siis uus koalitsioon, ütleme, et Reformierakond nüüd on uue siis koalitsiooni uus liige, aga siis selle koalitsiooni Isamaa ja Keskerakond, eks ole, kes nüüd on siis võimul, et neist on saanud tulihingelised teiste laste õiguste ees seisjad, eks ole. Aga olles korduvalt siis osalenud siin nii Kihelkonna osavallakogu koosolekutel kui ka teiste osavaldade koosolekutel, et on välja tulnud see, et eriti nende osavallakogude koosolekutel, kus on siis planeeritud kas siis selle väikekooli sulgemist, et seal on ühe aspektina on välja toodud valla poolt see, et rahalist võitu nagu ei ole. Ja siis, kui sellele järgmine lapsevanemate küsimus, aga miks te seda siis teete, kui rahalist võitu ei ole, eks ole, me teeme seda teie laste pärast. Siis on lapsevanemate küsimus, aga meie vastutame oma laste, eks ole, heaolu, hariduse eest, et me ei ole ju teilt palunud midagi sellist teha. Ei, no kuulake nüüd, et me räägime, mis teie lastele hea on, et siis tuleb nagu pikalt seletus nii haridusosakonna, eks ole, kui abivallavanema poolt, et ühesõnaga me näeme sellist ilmingut, et teised inimesed, kes on nüüd võimule saanud ja otsustamise juurde, nemad justkui teaks palju paremini, mis meie lastele hea on kui meie ise. Ja nad on täiesti veendunud, nad räägivad, eks ole, niimoodi, nad ei lase ennast millestki häirida. Ja nii see on see 2 kuud läinud ja meil on siin
jah, iga sellisele lapsevanemate argumendile tuleb selline ütleme selline ülerulliv argument, et aga meie teame paremini, mis teie lastele hea on. Ilmselgelt nii see ei ole ja nüüd me ka kihelkonnal nüüd natuke koondame oma ridu ja mõtleme, mis nüüd selle otsusega peale hakata, eks ole, et me teame, et Eestist on siin just ka selline Riigikohtu pretsedent loodud seoses siis Metsküla kooliga ja Metsküla kooli ka sellises, ütleme, jõulise vallavalitsuse jõulise tegutsemise tagajärjel selle kooli sulgemiseni, mis viis, eks ole, ja et lapsevanemad asusid nii oma laste kui ka koolikaitsele ja lõpuks siis, eks ole, nüüd on Lääneranna vald taastanud Metsküla kooli munitsipaalkoolina, aga selle kohtuvaidluse peale siis kulutati 300 000 eurot. Vallaraha. Jah, vallaraha. No vallaraha on teadagi ju, ei ole vallaametnikel ei ole mitte mingisugust oma raha, eks ole, see on täiesti arusaadav, see on siis vallainimeste raha. Ka eile sai küsitud arupärimisel infotunnis, et kas te kavatsete siis minna inimeste tahte vastaselt, eks ole, nendega kohtusse ja kust võetakse see raha. Selle peale tuli samasugune, ütleme, selline kaastundetu vastus nagu see, et me tahame teie lastele head, eks ole, et Eesti on õigusriik, et kõigil on õigus kohtusse pöörduda. Nii on hetkel seis, eks ole. Me võime seda siis natuke veel võrdlusega tuua, et kui kuskil käib sõda ja meid kogu aeg hoiatatakse selle eest, et vaenlane tuleb. Ja mis me siis teeme, kui vaenlane tuleb? Me siis valmistume, et kui vaenlane tuleb, et siis me hakkame talle vastu. Meil vanemate kaitseliitlaste seas on arusaamine juba pikka aega, et sisevaenlane on ju ammu kohal. Ta ju tegutseb siin meie ümbruses, eks ole. Nii et ega selles mõttes, kui sa väidad, Valter, et siia Saaremaale see välisvaenlane ei jõua, võib-olla ei jõuagi. meie mure on, me loodame ka, et ta ei jõua. Ja me loodame, et Eestisse ei jõua. Aga kui me vaatame seda, mis koolides toimub ja me näeme, kes on meil täna võimul riigis, eks ole, seal on erakond Eesti 200, nende minister Kristiina Kallas ja nende juhised on siis viimase valitsusperioodi jooksul muudkui tulnud. Koolid on järjest rohkem saanud igasuguseid bürokraatlikke ja programmilisi nõudmisi. Väidetakse, et väga raske on nende juhiste täitmisel kõike seda bürokraatia vahendit kanda, aga Saaremaa vallavalitsus nõuab koolidelt nende samade liigsete bürokraatlike nõuete täitmist kõige väikestelt koolidelt igasuguste võimatute plaanide ja asjade tegemist, mida tegelikult ei oleks üldse vaja. Meie tahaksime endale Saaremaal vallavalitsust, kes kaitseb kooli õpetajaid hullumeelse riikliku propaganda eest ja ütleb, et meie Saaremaal seda ei tee. Aga nemad keeravad veel vinti peale ja nõuavad, nagu ikka Eestis on juhtunud, võõraid juhiseid, täidetakse siin Saksa korrapärasusega ja nõutakse ja pannakse veel vinti juurde. Et ühesõnaga sellises olukorras me siin praegu elame ja ma loodan, et rahvas pikkamööda ärkab ja näeb, et neid häid soove, mida nad siis riiklike nõuete täitmisel meie koolidesse suruvad, lõpuks saab kannatuse karikast täis, et hullude juhiste täitmine kõigis valdkondades võiks ühel hetkel lõppeda teatega, et ei täida. Ei tee. Vaata, igased imelikke juhisid on võib-olla, ütleme, kas see sugude värk on ka ju koolidesse? Absoluutselt. Kuidas sul on lapsed? Teil mõlemil lapsed koolis? Terve mitmed. Kuidas õpikutega on lood? Ma olen just, eile tuli volikogu istungi vaheajal tuli ühe volinikuga just juttu sellest, et kuna minul lapsed on, vanem laps on gümnaasiumis, teine on siis põhikoolis 3. astmes ja noorem on siis, ütleme, enamus ajast koduõppel. Aga tuli just juttu sellest, et mina vaatan õppeaasta alguses kõik oma laste õpikud, mis nad koju tassivad, vaatame koos läbi. Ja arutame koos neid teemasid, mis seal on käsitletud ja siis jooksvalt kogu aeg, räägime ikka, mis koolis toimub ja siis me püüame seda, teinekord on vaja seda
neid vaatenurki juurde tuua nendele vaatenurkadele, mida koolis esitatakse, eks ole. Kuigi ma peaks ütlema, et selline, mis on sellise identiteedi segaduse ja soosegadusega, neid on siiski nüüd Saaremaa koolides, vähemalt minu lastel, et sellist, ütleme, teemakäsitlust on ikka väga harva. Need on õpikutes olemas teatud määral, aga ma olen kuulnud koolidest ja kohtadest, kust jääb mulje, et see pressing on palju suurem. Et seda ma nagu siis oma laste koha pealt kinnitada ei saa, et see nii on. Aga toome selle sama, ütleme, üks väga oluline aspekt, mis siin vallavalitsuse poolt välja on toodud, eks ole, see demograafiline seisukord ja rahvastiku vähenemine, laste sündimuse vähenemine. Ja siin oli hiljaaegu, et Tartu plaanib koondada, kas oli 42 või 40 lasteaiaõpetaja kohta, eks ole, laste vähesuse tõttu. Aga samas me näeme siin Lääneranna valla positiivse näite varal, et Lääneranna vald taas avas Koonga kooli, eks ole. Ja see näitab meile seda, nii kui ma võin tuua ka näiteks oma kodukandist, Kihelkonna kandist, see, et meil on laste arv kasvanud ja meie lasteaias laste arv kasvab. Seda argumenti vallavalitsus ei pidanud mitte miskiks ja kui me viitasime korduvalt sellele, et näete, kui te toote nagu linna näite selleks, et demograafiline olukord halveneb, jah, linnades halvenebki. Aga me näeme suundumus sellele, et inimesed kolivad maal ümber, eks ole, ja maapiirkondades väikeste, ütleme, laste arv kasvab. Me näeme seda, et väikseid kooli taas avatakse, eks ole. Ja mis võib-olla Saaremaal kõlab naljakalt ja kummaliselt, eks ole, et Saaremaal, kui me peaks hakkama rääkima nagu eestikeelsetest koolidest, aga kui siin oli, hiljaaegu oli uudistis, oli Toila gümnaasiumi osa sulgemise kavatsus ja suletigi, eks ole, aga kohus tegi otsuse, millega kohustati siis valda Toila gümnaasiumi osa taas avama. Ja ma juhtusin kuulama selle otsuse teinud kohtuniku põhjendusi, mis oli väga põnev ja väga positiivne, oli see, et tegemist on siis Ida-Virumaa ainukese eestikeelse gümnaasiumiga. Ja põhipõhendus oli see, et toodi välja see, et need Toila gümnaasiumi lapsed oleks pidanud ümber viidama gümnaasiumitesse, kus vene mitte eestikeelse õppekeelega laste hulk oleks olnud oluliselt suurem ja mis oleks halvendanud selle sama Toila gümnaasiumi, kus oli valdavalt eestikeelse emakeelega laste hulk, et see oleks nende olukorda nendes teistes gümnaasiumites oluliselt halvendanud. Me saame kõik aru sellest, et kui eestikeelsesse klassi, me näeme jälle seda sellist imelikku poliitikat, mis ei kaitse eesti keelt koolides, eks ole, eriti mandril, et kui klassi, ütleme, kui on 30 last klassis ja sinna tuuakse kas 10, piisab isegi 5 lapsest, kellel ei ole eesti keel emakeel, siis õppetempo aeglustub, õpitasand kukub võib-olla mitme klassi jagu, kui peab hakkama seletama aeglaselt ja kõva häälega, eks ole, et mis on mis, et kuna keele tasemed on väga erinevad ja Saaremaal oleks kuidagi imelik tuua siia sisse selline nagu väide, et meil suletakse eestikeelseid väikekoole, eks ole, ja millega soodustatakse ääremaastumist. Aga kui me vaatame, millise erakonna käes on jäme ots Saaremaa hariduselu kujundamisel, siis see väide võib-olla ei tundugi nii imelik enam, eks ole. Äkki see ongi plaan? No nad ütlevad seda, et nüüd lõpuks Eestis on mindud üle täielikult eestikeelsele õppele ja no Saaremaal me seda olukorda muidugi, mis on Tallinnas või Ida-Virus ja mujal tajume vähem. Õnneks on siin, aga see ei tähenda, et me peaksime olema õnnelikud selle üle, kui siin rumalusi tehakse. Et me peaksime siin suutma keskenduda, vist me rääkisime eelmises saates ka sellest, ka erivajaduste hulkas loetakse andekusi. Andekus on erivajadus.
andekatele lastele tuleb õpetajal pühendada eraldi aega ja märgata seda õigel ajal ja siis ka sellele andele vastavalt võimaldada selle ande arendamist. Ja nüüd siin tuleks Iisraelist praktiliselt, näiteks paljudest maailma riikidest, kus väärtustatakse oma andekaid lapsi ja nendest kasvatatakse siis, nende andeid arendatakse. Aga nii palju, kui ma olen nüüd koolides käinud, kõik õpetajad kurdavad, et käsk on ju aidata järele neid, kes on peetusega, võib-olla, neil on nagu mingid arengupeetused. Et neid tuleb eraldi järgi, et siis kogu klass ootab. Ja tegelikult on see statistika, mis ütleb, et üle poole andekatest lastest jäävad tähelepanuta, nende anded jäävad arendamata ja see on see kõige suurem kaotus, see on nagu suurem kui sõjaline kaotus, kui me ei suuda oma lapsi koolis arendada selleks, et nad riigile kasu tooksid. Kui nad, nende õpihuvi kaob, nende oskused nad ei omandagi ja kui nad kooli lõpetavad, siis nad ei taha enam kooli nähagi, on viimasel ajal olnud statistika. Ehk see programmõpe, mida meie tänased Keskerakonna ja Isamaa saadikud tahtsid meie väikekoolide lastele nüüd siis suuremas koolis suure heateone serveerida, ma kardan, et nad jäävad siis lapsed kas siis samale tasemele või veel nõrgemale, kui need saadikud täna on. Sama tuhmideks. Ja see on nagu, inimene ei saa aru endast, kui loll ta on. Ja tuleb talle öelda, et ära taha, et meie lapsed oleksid sama rumalad kui sina. Ärge tahtke seda. Tahtke, et nad oleksid teist targemad. See andekuse teema, mille Kristjanid üles tõstis, see on ka põhikooli ja gümnaasiumi seaduses on sätestatud see, nagu see on toodud välja erivajadusena ja nii nagu siis on kohustused koolil, ütleme siis erivajadustega lapsed on, see skaala on lai, eks ole, ühes otsas on need siis, kes on andekad, teised on need, kes vajavad järeleaitamist. Mõlemal peab olema oma õpiprogramm, õppekava ja mis peab tagama selle, et see areng toimub optimaalses keskkonnas. Et see on nüüd üks teema, mille me peame siin ka, ütleme, vallas üles tõstma, eks ole, et kuidas on tagatud see seadusega ette nähtud kohustus andekate osas, et me teame, et nende osas, kes vajavad ütleme, siis tugiteenuseid, eks ole, ja erivajadustega lapsed sealt siis nii-öelda sellest, kes vajavad rohkem tuge igasuguste tugiteenuste läbi, et nendel on tagatud kõik, aga nüüd lähtume ikkagi sellest, et meil on kõik võrdsed, eks ole, ja kui on ette nähtud ka see, et andekaid tuleb toetada ja tagada nendele optimaalne arengid, siis ka sellega tuleb tegeleda. Aga võtaks võib-olla siis uuesti selle koalitsiooni lagunemise ja selle põhjuse, eks ole, nüüd millest meie endised koalitsioonipartnerid väga ei taha rääkida, näed, kui sa paned selle, jagad minu ekraani korraks, et siin on üks 5. veebruari Saarte Hääle digiväljaandest on selline, ma klõpsan selle suuremaks ka, kus on siis intervjueeritud meie lugupeetud vallavanem Rainer Antsaart ja kes on siis välja ütlenud sellised asjad, et siin on viidatud siis sellele, et 330 kilovoldine kõrgepingeliin segab Valjala tuulepargi ehitamist, aga siis selle jutu sees on ka, see on Ain Lemberi kirjutatud, eks ole, aga siin on välja toodud Antsaare väited, et tuuleenergeetika arendamine äärmiselt oluline eeldus Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna konkurentsi tõstmiseks, eks ole, ja et kui see jääb nagu välja arendamata, siis on see väga, väga tugev löök Saaremaa ettevõtlusele, eks ole, et see oleks äärmiselt tõsine löök Saaremaa valla ettevõtluse tulevikule, märkis vallavanem kirjas ministeeriumile, eks ole. Ja siit on siis koostatud ka arupärimine, aga nüüd vaatame nüüd viimase, see on nüüd, näete, 26. märtsi Saarte Häälest, eks ole, Taani energeetika gigant kompab turgu. Sellest oskab meile, milliste meetoditega kompab, oskab Kristjan paremini rääkida. Siin me näeme Saaremaa valla teatajast 12. märts, et siin on Eva Toomült, planeeringusspetsialist, et kes toob välja nüüd, et nüüd, kui talvised rekordilised elektriarved on meile meelde tuletanud, et endiselt on puudus aastaringi toimivatest taastuvenergia lahendustest, on õige aeg teha juttu tuuleenergeetikat puudutavatest uuringutest, eks ole. Ja me näeme siin,
et meie vallas on otsustamise juures inimesed, kelle väljaütlemised lähevad risti vastu energeetika valdkonna asjatundjate seisukohtadega, eks ole, ja sellele sai osundatud ka selles arupärimises. Küsitud, et millest me siis juhindume vallaelu ja avalike huvide kaitsmisel, kas ideoloogilistest loosungitest või siis järele proovitud praktikatest, mis on ennast aastakümnete jooksul, eks ole, tõestanud, ja vastus jäi siiski natuke ebaselgeks, eks ole, vallavanema poolt, aga me näeme siin Arvi Hamburgi, eks ole, ütlusi siin artikkel, ja ma panen siia mõned siis ekspertide arvamused siia juurde, eks ole, et kui vallavanem nägi seda tõsise löögina, kui meil hakataks tuugneid püsti panema, et siis ekspertide hinnangud näiteks on siin sellised, eks ole, et toome siin välja, et Arvi Hamburgi sõnade läbi taastuv elektri 100% ideoloogilise eesmärgi täitmisaja vaid mõningane edasinihutamine tõendab, et teiste riikide arusaamad, kogemused ja negatiivsed tulemused ei ole meile, Eestile argumendiks oma tegevuse korrigeerimiseks, ehk me ei taha õppida teiste vigadest, eks ole. Siin on toodud tootmisvõimsused, eks ole, mis lähevad siis suurusjärku 0, eks ole, ehk see tootmis, kui ei ole siin tuult ei ole, päikest ei ole, kõik saavad aru, eks ole, et uute tuugenite juurde ehitamine ei muuda olukorda, aga siis on meil siin muudab küll, kallimaks elektri. Ja just, aga oma siis meil siin valla üldplaneeringu spetsialistid, eks ole, kes räägivad selliseid asju, ja tuleme siis selle sama üldplaneeringu teise eskiisprojekti juurde, siin on nüüd näha, eks ole, Kesk- ja Ida-Saaremaa planeeritavad tuugenialad. Siin on need kohad märgistatud sellised tõmmatud sinise ringina, eks ole, või joonena. See on siis Leisist lääne pool paar kilomeetrit. Leisist, eks ole. Sinna tuleb siis terve hunnik neid. Ja siia planeeritakse. Teine on siis Tagaverest lääne pool. Ütleme siis, Pärsamaa ümber, eks ole, Pärsamast lääne, ida, lõuna pool. Siin all üks veel, eks ole. See on see Vaiana ala seal all. Ja siis on Pöide kandis veel, eks ole, üks selline ala. Ja seal võetakse mets maha kõik? No, osadel nendest aladest on siis suured nii-öelda maaparandusobjektid ja heinamaad, ümberkaudsete lautade heinatootmise alad. See Leisist lääne poole on tõesti suur osa ka metsaala, mis siis kavatsetakse maha raadada. Ja nüüd Pöide ja Valjala juures on ka suuresti nendele lagedatele suurtele heinamaa massiividele neid nii-öelda kaardi aluseile eskiisprojektis tehtud alasid märgitud, aga kuhu me oleme tänaseks jõudnud on see, et alates siis jaanuarist sellel aastal selle Taani nii-öelda energiagigandi palgal olevad inimesed käivad juba maaomanikega lepinguid sõlmimas, juba advokaadid on võetud ja ka hinnad on välja käidud, see toimub salaja, ilma et seda planeeringut veel oleks, aga nii-öelda ettevalmistamine ja koostöö juba käib. Kui me vaatame, kelle palgal on siis see artikli kirjutanud Eeva Toom, siis ta ongi otseselt Saaremaa valla juurde planeerimisosakonda tööle saadetud riigi poolt eraldi makstava palga eest selleks, et ta seda tuugenite alade planeeringut koostaks. Ja meie koalitsiooni lõhkimineku aluseks sai siis see viimane otsus, mis tuli 19. veebruaril teatavaks, et riik annab siis kõikidele valdadele, kes edukalt oma tuugenialade planeeringu koostavad, vähemalt 1 000 000 eurot preemiat ja nendele ametnikele, kes siis selles valdkonnas on edukad olnud, 50 000 igale ametnikule preemiat. Et see oli siis meie koalitsiooni lõhkimineku alusest, me teatasime oma partneritele 20. veebruari järgmisel päeval toimunud koalitsiooninõukogu koosolekul, et meie selliste asjadega kaasa ei lähe. Ma loodame, et teie ka ei ole nõus Saaremaa elukeskkonda nende tuugenialade planeeringutega hävitama, aga selgus vastupidi. Nad olid vägagi huvitatud, kui nad kuulsid, et kuskilt saab 1 000 000. Ja kahjuks nad ei kuulanud minu ettepanekut, et aga võtke 100 miljonit
võtke riigi kaitsest 100 miljonit ja teeme siia hakkpuidul elektrijaama, nii nagu meie väljaveetavas hakkpuidus toodetakse kombijaamades Taanis, Hollandis, ka Rootsis ju elektrit. Nii nagu Tallinna ümbruses toodetakse kombijaamades ju suures osas ka elektrit. Et me võiksime Saaremaa teha autonoomse elektrivarustusega saareks, meil on praegu 4 megavatine kombijaam Kuressaares, mis on kohaliku omavalitsuse omandusega sihtasutus ja toodab suurt kasumit. Ja tema puhul on niimoodi, et tema põhitootmine läheb soojusesse ja kõrval saadusena toodetakse siis elektrit. Aga me võiksime teha vabalt ka vastupidise jaama, milles siis põhitoodang läheks elektriks ja kõrvalsaadusena võiks siis kohalikul asulale toota sooja või näiteks kohaliku asula kõrvale rajatava tööstuspargi viilhallide ja võib-olla ka miks mitte kasvuhoonete kütmiseks seda kasutada. Ja see ei pea olema niimoodi, et ta siis päevast päeva huugab meie hakkpuidu peal, meil on ju merekaablid olemas. Kui Eestis on kõik korras ja sealt tuleb millegipärast meile odavamat elektrit, kui me suudaksime ise toota, siis võiks seda ju kasutada ja võtta seda nii-öelda vunki maha. Aga kui peaks juhtuma, et keegi kuri vaenlane need kaablid katki teeb, mis on viimasel ajal ju meie Soome kaablitega järjest juhtunud, et me siis ei jääks hätta. Meil ei ole Saaremaal praegu mingit võimekust iseseisvat elektrivarustust tagada, aga riigikaitseliselt võiks see saartel olla, sest Saaremaa suudaks tagada Hiiumaale ja saared oleksid autonoomsed, meie julgeolek oleks meil enda poolt tagatud ja siis see töö, mida me siin teeme ja see kasum, mida me saame, jääks kõik saarel. Ei oleks mingi Taani võõras energiagigant, kes rõhub ära meie maastikud, toob siia tuuletööstuse, mida me tegelikult ei vaja ja viib kõik kasumi siit välja. Nii et meil on tegelikult piisavalt seda kütteainet, eks ole, kui seda välja ei pea. No võtta kõik need laevategijad, mis siit igal aastal välja lähevad, siis tõepoolest, ega me ei peaks seda kõike aastaringselt ahju ajama, aga see on see, ütleme siis igaks juhuks. Autonoomsus tähendab seda, et kui on vaja, siis me saaks hakkama. Ja aastaringselt me ei peaks kogu metsa ahju ajama, et see tähendab sellist optimeerimist, aga täisvõimsusega jaama tööle pannes saaksime hakkama. No sellist metsa on tegelikult ka, millega muud teha ei saagi. No aga laevatäite kaupa seda ju siit välja veetakse, see on meie enda vara, me oleksime iseseisvad lõpuks. Ja praegu me iseseisvad ei ole. Ja no mis need teised, kui sa seda juttu räägid, mis nägu nad teevad? No nende jaoks on see kingitav miljon ju palju kergem, aga kui hakkaks 100 miljonist elektrijaama ehitama, siis äkki, see on liiga keeruline. Kule, see pole nii kallis. Mõistus ei võta. See kombijaam ei ole nii kallis. Ei ole, aga ma ütleme, et vaadates tänapäeva raiskavat ehitusstiili, siis ma arvan, neil jääksid sõrmed rasvasemaks ka sellest 100 miljonist. Aga olgu peale. Et ma tahtsin öelda seda, et me peame aru saama, et Saaremaal praegu olemas olevad tuugenid. Meil on siin Kuressaare Servas 3-4 niisugust virtsu tüüpi või natuke kõrgemat. Siis on meil Nasval paar tuugenit, mis on eraettevõtte poolt ehitatud laevatehasesse ja toodavad mõistlikult elektrit ka võrku. Meil on sõnajalgade omad 7 tuulikut Salme juures ja on veel mõned väiksemad ja tegelikult on meil ka mingi arv juba neid päikeseparke ja nende koosvõimsus praegu kevadel, kui tuul puhub ja päike paistab, on suurem, kui meie elektritarbe on Saaremaal. Me peame praegu juba, elektrivõrk peab suunama siin toodetavat elektrit mandrivõrku, sest tarbimist siin nii palju ei ole ja mingit suurt elektrimahukat tarbimist ei saa siin ka kunagi olema, sest meil ei ole sellist eeldust, et me mingit väga energiamahukat tööstust siin tegema hakkaksime. Et kogu jutt sellest, et meil on omal seda tuugenit või elektrit siin vaja, on täielik vale. Seda on aetud otseselt võõraste ärihuvide teenrite poolt ja otseselt meie huvide vastu. Nemad ongi need vaenlased, kes meil siin juba ammu on. Võõraste, isandate, teenrid. Nii nagu meie vaenlasteks aastasadu on olnud kiltrid, kupjad, aidamehed, need, kes on olnud mõisniku teenistuses, peksnud meie esivanemaid kuskil tallipoisi poolt ja midagi ei ole teha. Kohe kui mõni kiltri, kupja, aidamehe positsioon vabanes, siis leiti kohaliku rahva hulgast järgmine. Kõik nad seda vihkasid, samal nad elasid meiega koos ühes ühiskonnas ja vabu peremehi jäi väga vähe alles või need vähesed, kes alles jäid, siis need viidi viimastel kordadel kõik Siberisse ära. Ma just ütlesin, et meie tänase vallavalitsuse liikmed ei käinud küüditamise aastapäeval, aga küll
me mäletame seda, keda siis ära viidi need vähesed peremehed, kes siin olid. Ma puudutaks korraks seda sama tuuleenergeetikaga seotud ühte aspekti, millest otsustajad tavaliselt väga ei räägi ja millest nad ka väga hästi aru ei saa ja kui nendeni see info jõuab, on see sageli kallutatud ja tegemist on väga uue tehnoloogiaga, eks ole, ja siis uute tehnoloogiate puhul peab alati lähtuma ettevaatusprintsiibist, eks ole, ja ennetusprintsiibist ja siin hiljaaegu tellis üks Eesti MTÜ tellis Uppsala ülikooli ühelt professorilt Ken Matson, kes on siis selliste akustilise energia tervisemõjude ja mõõtmisele spetsialiseerunud teadlane. Tellisid sellise müraanalüüsi Pärnumaa Sopi-Tootsi ja Saare tuugenipargi kohta ja kui sa jagad siin seda ekraani, siis siin on näha siin on selliste need väiksed mustad ristikesed, siin on need tuulepargid, siin on näha Pärnu laht, eks ole. Ja ma kohe panen siit ka, ma olen selle kandnud kaardi peale ümber. Ja kui me vaatame kaardi peal seda pilti, siis me näeme, mis siit avaneb, et see tegelik, ütleme, mõjuala, mis siin on, et siin all on siis, eks ole, Saarde, Sopi-Tootsi, me näeme, millise ala katab ära ja ma tõmbasin need ringid sellisena, viidates veel ühele uuringule, milles on leitud, et sellise, nimetame seda akustilise energia saastealaks, et sellise ala sees võivad põhjustada kuni 30% elanikkonnast tuugenite tekitatud infraheli, ehk selline akustiline pulseeriv, mida võib nimetada ka tegelikult lööklaineteks, eks ole, iga sekundi järel korduv lööklaine, võivad umbes 30% elanikkonnast tekitada väga olulised tervisehädasid, eks ole, sellised kõrvade vilinad, iiveldus, peavalu, unetus, depressioon ja ütleme, aja möödudes võivad need süveneda, need kaebused ja siis ma tõin selle sama uuringu andmed, kandsin üle Saaremaale ja võttes nüüd need samad tuugenipargid, mida Kristjan mainis, Nasva, ja ma panin siia Sikassaare, ma ei hakanud juurde panema Salmet, et pilt läheb väga kirjuks, ja tõin juurde veel ka Virtsu, ehk selle lääneranniku, kõik teavad, kes sõidavad mandril, näevad seal horisondil, eks ole, rida tuugeneid, ja panin siia need samad mõjualad sisse, mis võivad siis anda selles piirkonnas, mis siin on punase ringiga märgitud, et võivad anda suure tõenäosusega tervisehäireid. Ja me näeme siin, et eks ole, Saaremaast selle mürauuringu ja selle, ütleme, hinnangu põhjal jääksid siis välja napilt põhjarannikust natuke ja siit Ida-Saaremaa osa. Leisi-Orissaare vaheline ala oleks. Aga kui nüüd selle üldplaneeringu järgi pandaks ka siia tuulepargid püsti, siis oleks kogu Saaremaa nii-öelda sellise akustilise energia saastega rikutud elukeskkond. Ja see sai eile kantud ka volikogu istungil, selline 5-minutiline, mida võimaldab selline sõnavõtt ette. Siin on näha nüüd, millele ma viitan, on sellise akustilise, ütleme, helirõhu taseme hulk, mis tuugenite töötades umbes helirõhu tasemelt 35 kuni, vaatame, mis meil siin oli, 60, 65, 70 tasemeni, et on põhjustanud uuringutes, siin on konkreetselt välja toodud inimestel unehäireid, eks ole, et uni on ära läinud keset tööd, kui on tuugenid tööle hakanud ja inimesed on sunnitud võtma kas valuvaigistit, iiveldamise vastast ravimit, eks ole, unerohtu ja tuleme jälle selle sama siin kõrgepingeliini juurde tagasi, eks ole. Ja praegu on
me näeme siin kuupäeva, 17. veebruar ja sel on planeeringu teenistuse juhataja saatnud päringu Kliimaministeeriumile, see puudutab Sõrvet, kus kahe tuulepargi Üüdibe piirkonnas, eks ole, et kus tahetakse 67-70 meetri kõrguse tuugeni asemele püsti panna 116-meetrised tuugenid ehk umbes poole kõrgemad ja on esitatud siis päring selle kohta. Aga meil on ka positiivseid uudiseid. Siin on näha, et 24. märtsil toimus Europarlamendis Brüsselis toimus konverents, kus esines seesama Ken Matson, kellest ma rääkisin, oli põhiesineja ja see oli kuuldamatu, kuid mitte kahjutu, oli selle konverentsi nimi ja see oli pühendatud just tuugenite tekitatava ultraheli tervisemõjudele, eks ole, et kuidas seda mõõtemetoodikatele ja tervisemõjudele ja loodame nüüd, et hakkab siis Euroliidu tasandilt Euroopa Parlamendist tulema soovitusi ja juhiseid Euroopa Liidu liikmesriikidele, eks ole, selles, et eesmärgiga, kuidas kaitsta inimesi selle uue tehnoloogia kahjustavate mõjude eest. No kui me pool aastat tagasi tõime teile Ameerika tervishoiuministri poolseid sarnaseid juhiseid ja uudised, mis ütlesid, et Ameerikas seda juba tehakse, seal juba tuugeniparkide ehitused kohati on peatanud, see osa riikide kaupa käib asi erineva kiirusega. Nii ka Euroopas käib see asi riikide kaupa väga erineva kiirusega ja oleme ilmselt ka nendest Ameerika juhistest siin maha jäänud. Ja kui me vaatame, kui maha jäänud me siin Eestis oleme, et siis ongi see mure, et me peaksime veel aasta või paar edukalt vastu pidama, et siis on see hullus mööda läinud ja asendunud järgmisega. Ja võib juhtuda, et nii nagu Covidi pandeemia ühel päeval või siis süstimise kampaania lõppes Ukraina sõjaga ära või nõue, et kõik peavad ennast süstima. Nii võib ka nüüd järgmise sõja laienemisega mõningi rohehullusega asi ära kaduda, aga see ei tähenda, et me peaksime rõõmsad olema, et ega siis järgmine hullus võib olla veel hullem kui see eelmine ja paranemise märke hetkel tänaste võimul olijatega ei ole, nii et meil tuleb ikkagi oma huvide eest seista. See, et üks Rootsi teadlane Euroopa Liidu juures teaduskonverentsil need asjad välja tõi ja seda, et üks väga tubli vabatahtliku looduskaitseorganisatsioonina toimiv MTÜ-ga temalt uuringuid on tellinud. Meie vähemalt palusime Saaremaa valla vanemalt ja ütleme siis planeeringu abivallavanemalt, et nemad ka siuksed uuringu telliksid, see maksab vähe, see maksab 3500 eurot saaksime me nende sellise projektsiooni kätte. Kõik need planeeringudokumendid, mis nende tuugenialade kohad on tellitud, näiteks linnustiku uuring mingil Tagavere alal või see maksab 20 000. Ja siis kui mingite väga arvulised taimeliigi uuring, see maksab veel palju rohkem ja mingite nahkhiirte rände uuring maksis vist 100 000 eurot, mida kõike makstakse siis meie rahakotist. Aga sellist uuringut, mis uuriks nagu viimaste saarlaste maal elavate perede kaitseks vajalikke meetodeid ja seda, mida siin Anti räägib, et nende tervist oleks ka vaja kaitsta. Selleks ei ole veel kulutatud sentigi. Nii et ma arvan, et käsitiivaliste lindude ja taimede kõrval meie huvi on kaitsta Saaremaa elanikke ja me teeme seda siis nende vahenditega, mis meil on. Vald praegu sinna raha kulutada ei ole tahtnud. No Euroopas ma olen aru saanud ikka see rohevärk on ikkagi läheb täiega edasi. No näed, keegi üritab pidurit panna. Ütles, et me ei loobu sellest. No nii kaua, kui võimul on need, kes seal on, nendel on väga raske kannapööret teha, aga ma ütlen, et nii nagu me oleme varem kogenud, et siis peab tekkima selles üldises agendas ja plaanis mingi väga suur muutus. Ja me tõesti ei taha, et see oleks siis järgmine täiemahuline sõda meie territooriumidel, mis mingid rohehullused ära lõpetab. Me tahaksime pigem mingi rahumeelse plaaniga edasi minna. Ja me näeme siiski, puudutasime seda teemat, mis oli seotud ka selle arupärimisega, selle tuuleenergeetika arendamisest, et nende ekspertide seisukohad ja Arvi Hamburg on välja toonud rea
rida selliseid ütleme siis Ameerika Ühendriikide energeetikaministri väljaütlemisi ja ka selliseid raporteid ülemaailmseid, kus on järjest rohkem antakse mõista seda, et selline tuuleenergeetika ja sellise juhuelektri tootmiseks siis rajatud taristud ja need ei ole jätkusuutlikud, et siin on ridamisi toodud ka näiteid sellest, kuidas meretuuleparkide arendamisest on loobutud. Me näeme ka siin Eestis on valitsus nüüd korduvalt kuulutanud välja vähempakkumise, eks ole, maismaatuulikute püstitamisele, millel on järgnenud siis tuuleenergeetika arendajate poolt reaktsioonid, eks ole, nördinud, kus öeldakse, et sellistel tingimustel, kui ei ole piisavalt riikliku toetust, eks ole, aastateks, aastakümneteks, et pole võimalik sellist siis nagu energeetikaharu arendada. Ja nii see peabki olema, et see põhineb turumajandusel, eks ole. Aga me näeme neid seisukohti, mis ei ole jõudnud veel sellistesse ideoloogilistesse loosungitesse täielikult. Ka Eestis on tegelikult ju hakatud rääkima mitte enam roheenergiast, aga hakatud rääkima puhtast energiast ja puhta energia alla vaikselt tulnud tuumaenergia, eks ole, mis on positiivne. Me näeme nüüd ka see, et mitmed suured Euroopa riigid on tõstatanud selle nii-öelda süsinikukaubanduse, eks ole, süsinikdioksiidi kaubanduse need kvoodid ja see, mis on kägistab ja tõenäoliselt ja kägistab ka Eesti seda põlevkivi, ütleme, energiatootmist täielikult, et selle uuesti reguleerimine, mis tegelikult tähendab ju seda, et see tuleks kaotada, eks ole. Et seal on Saksamaa, seal on Prantsusmaa, seal on Itaalia selle taga. Nüüd on ka Eestis tehtud. EKRE vist esitas nüüd selle eelnõu Riigikogus, et kaotada siis süsinikkoodid, eks ole. Et me näeme neid positiivseid sõnumeid. Me kahjuks ei näe neid suundumusi veel Saaremaa vallas, aga me püüame nüüd viia selle teadmise ja arusaamise ka vallavalitsejate ja nende otsustajateni, et ei ole mõtet kiirustada selliste utoopiliste projektide läbisurumisega, millele küll on lubatud riigi poolt, eks ole, suuri toetusi ka ametnikele tublidele, kes sellega eriti kiiduväärselt silma paistavad, eks ole, et ei ole mõtet kiirustada nende läbisurumisega, sest need on määratud läbikukkumisele. Aga ega see on püsiv töö, eks ole, ja et ega meie oleme oma tegutsemises järjekindlad ja kaitseme siis meie saarlaste huve ja seisame ka selle eest, et Saaremaal säiliks meie elukeskkond elukõlbulikuna. Ja ma võib-olla tooks ühe teema veel juurde, ma ei tea, palju meil aega on. Aga siin on, kui me rääkisime sellisest globaalsest, eks ole, geopoliitilisest olukorrast ja siin on mõne teise riigi välisministrid välja ütlenud, et 3. maailmasõda on alanud, eks ole, aga tegelikult, kui me nüüd vaatame natuke teadusmaailmas ringis, me näeme, et üks sõda, mis on küll varjatud kujul, on uusi selliseid maastikke või kuidas siis öelda, tasandeid saavutamas, aga see on, et sõjatander tahetakse viia inimese sisse nanotehnoloogia abil ja ma panen siin ühe sellise, siin on üks Prantsuse sõltumatu teadlase väga intrigeeriva pealkirjaga ülevaateartikkel aastast kas oli 2024, jah, just. Nii, ja kohe paneme paneme, tõlgime ära selle siit niimoodi, vaatame. Vaata, kõigepealt ta näitab ja, just. Nii. Aha, ma vaatan, kas ta nüüd lasebki seda üldse tõlkida. Laseb ikka. Ja vaatame. Nii, kas sa saad, kui sa saad ekraani jagada. Nii. Aha, ma võtan natuke selle väiksemaks, siis tuleb kogu ilus. Nii, näed selline, et eks ole, et raadiosageduslik elektromagnetkiirgus, 5G, 6G,
grafeenil põhinevad nanomaterjalid ja koolon tehnoloogia, mida kasutatakse neuroloogilises sõjapidamises, eks ole, et selline ilmselt enamus inimestel uus termin, neuroloogiline sõjapidamine, ja mis tähendab seda, et on hakatud kasutama meetodeid, paneme eesti keelde selle, kus sõjatander tahetakse viia, no vaatame, kas tuleb. Kas ta võtab? Ei võta. Liiga keeruline teadus. Just, kus tahetakse viia nanotehnoloogia abil, siis mõjutusmehhanismid, jälgimismehhanismid ja on juba viidud ka, me teame siin sellise koroona ajal oli, et paljud partiid sellest koroonavaktsiinist sisaldasid seda sama grafeeni, millest siin on räägitud. Suurena seda pilti, mis on all, see on nagu, see on hea ülevaade, teisel lehel on üks pildikene. Ja no siin on näha, ja siin on, noh, paneme siit järgmise sellise uuringu, üks moment, ma vaatan, ta on kuidagi ühte nurkapidi, kus on seda sama grafeeni ja grafeenoksiidi pandud kasvama elektriväljadesse, raadiosageduslikku elektrivälja, ja tulemuseks on olnud ise moodustuv, ma võtan siit need pildid, siit saab selle, ise moodustuvad struktuurid inimese kehas, et siin on nüüd need elektronmikroskoobi all neid näidatud, ja teadusmaailmas nimetatakse, teadusmaailm nanotehnoloogia kasutamise koha pealt on väga entusiastlik, seda nähakse suure uue areneva teadusvaldkonnana ja kasutatakse selliseid mõisteid nagu nanorobotid, nanotransformaatorid, nanoantennid. Kohe ma võtan, vaatame, kus meil siin. Ja no näete, siin on, ma näitan ka ühe, kuidas siis neid, enamasti on nende nanoasjadega, alati on kuskil juures kohustuslikud sümbolid, punane rist, valges kitlis inimese kuju, eks ole, näidatakse, et see justkui oleks nagu inimese tervise huvides kõik see, aga siin on näha üks väga põnev, nii, vaatame, mis siin aasta on, 2020, Ohio osariigist. Ohio osariik Roscomptoni vastu, võtame selle ära. Ja nii, see ei tulnud sinna peale. Ja siin on niimoodi tõendusmaterjalina, kuna selle Roscomptonil on olnud selline juhtmevaba nutitehnoloogial põhinev südamestimulaator, siis ja Roscomptonit süüdistati tahtlikus süütamises ja kindlustuspettuses, siis tõendusmaterjalina kasutati seda sama tema südamestimulaatorit tema asukoha määramiseks, süütamise hetkel, eks ole, ja see on nüüd see, ma panen siia veel, kus meil siin on selliseid toredaid, siin on näha, mida siis see nanotehnoloogia võimaldab, eks ole, inimese juurest näeme siin, eks ole, et siin on, näete, siin on kohustuslik element, siin on tohtrihärra, kellel on stetoskoop kaelas, rinna peal on rist, on see nüüd Malta rist, võib-olla, siis tuleb internet vahele, eks ole, siis on osades teadusuuringutes kasutatakse mobiiltelefoni asemel terminit personaalne server. Ja siis personaalne server suhtleb siis selle nanotehnoloogia seadmetega, mis on inimese sees juba, eks ole, me näeme, siin on välja toodud selles uuringus, vaatame selle uuringu. Võt seda grafeeni juttu ju sai räägitud juba siis, kui see pandeemia värk oli ja see süstimine käis. Ja ma ei mõista, mis seal nagu vandenõu teoreetilist on, sest kui võtta lahti nanotehnoloogiat käsitlevad teadusuuringud, siis see on põhiasi, mida seal kasutatakse. On ka teisi nanoskaalal kasutatavaid kas juhte või pooljuhte, aga näete, siin saab ka, eks ole, siis kasutada aju mõjutamiseks, siin saab nagu südame mõjutamiseks, eks ole, siin on öeldud vähimonitooring, ravimite manustamine, eks ole, igasugused monitooringud, me tõime siin selle kohtulahendi, mida veel saab monitoorida, eks ole, ja et tehnoloogia on väga selline
väga kiiresti arenenud, ütleme viimase 10-20 aastal, kui 20 aastat tagasi olid mõned üksikud uuringud selles valdkonnas, siis nüüd on juba 100 uuringuid ja areneb väga suurte sammudega, rahastus on väga võimas. Ja kui me näeme siin selliseid ravimite manustamist, alati rõhutatakse, et need on ravimid, eks ole, inimese ravimiseks, aga mida see võimaldab? Võimaldab erinevaid aineid inimesele manustada. Teadlased ütlevad hüdrofiilsed ja hüdrofoobsed ehk rasv lahustuvad, rasv mitte lahustavad. See tähendab põhimõtteliselt kõike. Kandjaks on need samad nanoosakesed, need siis viiakse inimese sisse kuidas? Erineval moel. Need hakkame ülevalt pihta, eks ole, me teame neid pilvekülve. Ameerikas on... täna hommikul oli natukene puhtam see taevas. Ameerikas on... Me vaatasin lennuradarit ka, et ei olegi lennukeid Eesti kohal. Ameerikas on kongressi viidud seaduseelnõu, mis hõlmaks kõiki osariike ja mis keelustaks siis, ütleme siis sellise geoinseneeria või pilvekülvid eesti keeles, lihtsas keeles, eks ole. Kuule, siin paljud ei usu seda. Ja Florida osariigis, kusjuures on selline seadus juba jõustunud. Trahvidega, suured trahvid. Trahvide ja oli ka kriminaalkaristusega. See on üks meetod, kuidas viia inimese sisse siis neid nanotehnoloogia altkomponente. See tähendab, et kui meil siin taevas on sellised triibud risti-rästi, siis tähendab... Jah, inimesed hingavad ja söövad selle sisse, eks ole, joovad sisse põhjaveega. Siis on siis nii ravimitega, siin on ka näidatud, eks ole, ravimitega, vaktsiinidega viidi väga suur osa seda nanotehnoloogiat inimeste sisse. Ja siis neid erinevaid meetodeid kogu aeg tuleb juurde, aga siin on nüüd siis ka siis meie toiduahelasse on lisatud, eks ole, siis ütleme, loomsesse toitu ehk et koduloomade kaudu, siis vett sai juba märgitud ravimite kaudu, et neid võimalusi tuuakse juurde ja selge on see, et luba selleks meilt ei ole küsitud, eks ole. See kõik on kuritegelik, see tegevus. Ja see ilmselt võtab inimestel kes ei teadnud, võtab aega sellist nagu infot seedida, aga me peame aru saama sellest, et ja ma tooks nagu konkreetse näite siin ka sellest, et kuidas mõjutada inimese ajutegevust, eks ole, et jällegi tuleme selle sama mobiiltelefoni juurde, mida siis kasutame teaduslikku terminit personaalne server, eks ole, ja kui tekitatakse tugev elektromagnetväli ajupiirkonnas. Inimesed ise teevad selle ära, tõstavad telefoni kõrva juurde, eks ole. Kõik toimub meie enda nõusolekul. See suunab, see tekkiv magnetväli tõmbab selle nanotehnoloogia magnetvälja mõjul aiu. Ja siis kui inimene kõne lõpetab, paneb selle tagasi taskusse, tasku enamasti on sama koha peal, eks ole, seal, kus on inimesel paljunemisorganid. Me teame, tänapäeval me jõuame jälle selle demograafilise, eks ole, kollapsi juurde, et ja kui need nanotehnoloogia jõuab tagasi, eks ole, siis paljunemisorganite juurde, midagi juhtus, kadus pilt ära, et siis hakkab seal toimet avaldama ja selle sama nanotehnoloogia juures on juba võimekused muuta selle väljast tuleva impulsi sagedust, võimsust, et milles see avaldub, eks ole, et kuidas nagu see siis seda kasutada saab, ilmselt neid võimalusi on laialdasi. Ja ma rõhutasin ka alguses, eks ole, seal oli selline sümbol, kellel oli stetoskoop kaelas ja rist rinnas, eks ole, et väga tahetakse jätta muljet sellest nagu, et see oleks nagu midagi tervisega seotud, tõenäoliselt ongi. Aga kas need on nagu positiivsed tervisemõjud, sest kui minul kadus pilt praegu ära. Kadus, kus kohast? Täitsa pimedaks läks ekraan. Aga selle raadiokiirgusega seondub meil ka üks arupärimine, mis nüüd sai eile esitatud vallavanemale ja kuna poliitikud kuna poliitikud kohaliku elu üle otsustajad, eks ole, ei mõista ja arusaadavalt ei mõista teadusuuringute
ütleme, seletusi, mida nad ei peagi tegema, eks ole, aga peaksid paremini mõistma siis selliseid regulatsioone, nüüd kadus jälle pilt ära, nüüd tuli tagasi, et sai esitatud siis ka arupärimine ja eesmärk on see, et nüüd me tahame ju kaitsta oma lapsi ja eesmärk on see, et viia Saaremaa koolides ja haridusasutustes just sisse kaabliühendusega internet, eks ole. Ja eesmärk on see, et see võimaldaks, rakendades ettevaatuspõhimõtet, vähendada raadiosageduslikust elektromagnetkiirgusest tulenevaid võimalikke tervisemõjusid meie lastele, eks ole. Ja siin on välja toodud siis mõned regulatiivsed aktid, resolutsioon, näiteks Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsioon number 1815 aastast 2011, milles peamised soovitused on, eks ole, et vähendada seda raadiokiirgustaset, eriti laste noorte puhul, eelistada juhtmega internetti koolides, lasteaedades, korraldada avalikke teavituskampaaniaid, reguleerida mobiiltelefonide kasutamist koolis. Ja see on see positiivne asi, millest juba Eesti ühiskonnas räägitakse, eks ole. Aga seda ei räägita kunagi selles kontekstis, et vähendada kiirgustaset. Siin on järgmine on Euroopa Keskkonnaagentuuri raport, Late Lessons from Early Warnings, eks ole, hilised õppetunnid varajatest hoiatustest, kus on juhitud tähelepanu õigelgi sellele, et uute tehnoloogiate ja kemikaalide kasutusele võtuga on sageli, kuna need mõjud tulevad latentsi ehk sellise nihkega, ei tule kohe ja ei ilmne negatiivsed, eks ole, tulemid, et siis, kus nendes olukordades, kus valitseb teaduslik ebakindlus, tuleb alati rakendada ettevaatusprintsiipi, kuna see potentsiaalne kahju võib olla märkimisväärne. Ja samamoodi see Euroopa Keskkonnaagentuuri peamised soovitused rakendada ettevaatusprintsiipi, see raadiosagedusliku kiirguse puhul, vähendada lastel kokkupuudet sellega, kasutada juhtmega lahendusi. Toome siia juurde, näete, Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri pressiteate aastast jälle 2011, kus on seesama raadiosageduslik kiirgus, seda tuleb käsitleda võimaliku vähitekitajana, eks ole. Ja meil on ka Eesti enda teadlaste analüüs aastast 2022, mis on Sotsiaalministeeriumi tellimusel koostatud, kus nemad pakuvad samamoodi, soovitavad välja Eestis kogu elanikkonnal tuua need piirnormid allapoole kordades, et vähendada võimalike potentsiaalsete tervisemõjude teket, eks ole. Meil on selline arupärimine sisse antud, vaatame, mida vallavalitsus vastab. Meil on ettepanekud selles osas ka, et kuidas viia siis meie haridusvõrk üle kaabelühendustega, eks ole, interneti kasutamisele. Me hea meelega jagame seda teiste omavalitsustega, ka riikliku tasandiga. Ja arusaadavalt see enne, mis ma rääkisin, see nanotehnoloogia põhineb kõik sellel samal raadiosageduslikul kiirgusel. Me näeme siin, eks ole, mida tegelikult Euroopa Liidu regulatiivsed organid ja teadusmaailm soovitab, eks ole, tegemist on tervisekahjuliku füüsikalise teguriga. Nii et me ei saa seda kuidagi lugeda progressiks, et oluline on inimestele läbi viia regulaarseid teavituskampaaniaid. Siin on toodud ka mõnede maade näitel, et erinevad poliitikad, millistes maades kasutatakse erinevaid kaitsvaid meetodeid, et inimesi kaitsta selle raadiosagedusliku kiirguse võimaliku tervisekahjustava mõju eest. Ma küsiks nüüd vahepeal kontrollküsimuse, et kuna me oleme Antiga neid teemasid siin volikogus ajanud juba eelmise vallavalitsuse koosseisu ajal, tegelikult mitu aastat on meil esitatud vallavalitsusele arupärimisi, eelnõusid, millele on olnud kümnete lehekülgede kaupa ka Anti poolt lisatud teadusuuringute põhjendusi. Võtame nüüd ühe arupärimise, näiteks selle viimase, koos kõigi nende teadusuuringutega, mis peaksid siis suunama inimesi mõtlema ja rakendama siis ennetuse ja ettevaatusmeetmeid, et laste tervis koolis ei halveneks ja et nad ei oleks selle kiirguse mõju väljas. Aga Anti, me teame, kellele me seda esitasime või kelle see esitasime. Volikogule. Volikogus on meil 31 saadikut. Nende seas on küll üks kiirabiarst. Tema küll kuulas, aga ta ei ole otseselt valla struktuuris tööl. Siis istub meil volikogus vallavalitsuse laua taga vallavanem koos oma abivallavanematega
kelles üks on ka sotsiaalvaldkonna ehk siis tervishoiuvaldkonnast, teine haridusvaldkonnast, seda sotsiaalvaldkonna oma ei olnud eile kohal. Aga võtame siis nüüd niimoodi, et tuleb selline arupärimine sisse. Nüüd lähme siis selles hierarhias allapoole. Meil on terviseedenduse spetsialistid sotsiaalosakonnas ja valla struktuuris tööl, planeeringutes ja arengukavade koostamisel samuti. Mis arvad, kas mõni neist spetsialistidest on kunagi meie arupärimiste ja teadusuuringuid ka lugenud ja kas vallavalitsuse abivallavanemad, kes seal on neid neile edastanud? Kas vastused, mis neile koostatakse, alati mitte midagi ütlevalt ja lühidalt, kas valla ametnike struktuur on üldse neid asju näinud? No ma lähtun nendest vastustest, mis on tulnud nendele arupärimistele, et seal on näha väga selgelt kumab läbi Terviseameti seisukoht selle raadiosagedusliku kiirguse osas, mis Eesti riigis valitseb. Aga seal on suur probleem see, et need on sellise eraõigusliku organisatsiooni, selle ingliskeelne lühend on ICNIRP, eks on selline rahvusvaheline mitteioniseeriva kaitsekomitee soovitused, mis Eesti on kirjutanud seadusandlusesse sisse, nende soovitused, aga nende soovitustega on probleem see, et nende soovitused põhinevad lühiajalisel toimel, ehk soojuslikul toimel, mida see kiirgus avaldab, ja uuringud on ka lühiajalised, millel siis need soovitused ja normatiivid põhinevad. Aga siis on suur hulk, sadu ja tuhandeid teadusuuringuid, mis räägivad ka mittesoojuslikest toimetest ja nende mõjud avanevad tunduvalt väiksematel kiirgustasemetel ja ei tule ka kohe välja. Et aga rakutasandil muutused hakkavad tekkima praktiliselt kohe ja siin on see probleem, et seda ei ole suudetud teha otsustajatele, poliitikutele, ametnikele selgeks, et see on jäänud arvestamata nendes soovitustes ja oma rolli mängib selles muidugi ka see, et kui me vaatame telekommunikatsiooni aastakäibeid, eks ole, mis on miljardites ja seda lobitööd, et siis on selge, et nendes otsustajate koridorides, eks ole, jääb kajama ainult üks hääl ja siis see teadlaste hääl, mis ütleb, et tuleb kasutada ettevaatusprintsiipi, eks ole, see ei jõuagi otsustajate, nii et ei ole seal enamasti taga pahatahtlikkus, vaid on teadmatus. Ja kuna Eesti, ütleme siis, võtame Terviseameti, mis peaks olema rahva tervise üle järelevalvet teostav organisatsioon või struktuur, eks ole, ka nendel on ilmselt see teadmatus ja see lobitöö nii suur, et ka nendeni ei jõua see teadlaste sõnum, et tegemist on uue tehnoloogiaga, millel on ka selliseid mõjusid, millest küll teadlased räägivad, aga mis ei ole otsustajateni jõudnud. Ja nüüd ma tulen selle küsimuse juurde tagasi, eks ole. Et kui mu küsimus oli sellest, et milles siis see probleem on, et miks näiteks sellised, ütleme, koolis käinud inimesele mõistetavad põhjendused jõuavad küll teinekord koolide hoolekogudesse. Meil on palju koole Eestis, eriti Tartu ümbruses, kus on nagu ülikoolid, vanemad oma lastele on juba kehtestanud piiranguid nutiseadmete kasutamiseks ja omal algatusel. Meil on Kuressaares ka mõnes koolis algatatud nutiseadmete kasutamise piirangud peamiselt vanemate soovil. Aga kui me nüüd jõuame tagasi, et kuhu siis liigub arupärimine ja kes talle vastab? Temale vastab valla jurist, kes ei ole teadlane, aga kes jälgib, et vastus oleks seadustega kooskõlas. Sest kui vald käitub seadustega kooskõlas, siis ta justkui oleks süüdi. Ehk see teadmine, et ütleme siis kõrgsageduslik elektromagnetkiirgus, eriti seal 5G impulsskiirgus või 6G tulevikus veda seda enam, kahjustab meie laste tervist, ei ole seaduses. Siis vallajuhid veendumuslikult kirjutavad meile vastuseid läbi valla juristi, aga see arupärimine ei jõua kunagi tervise edendamise spetsialisti lauale, sest teda ei peeta vajalikuks kaasata. Tema teeb neid ülesandeid, mis talle on ametiülesanneteks pandud ja meie arupärimisest tulnud teadusuuringut ei kuulu arutlemisele väljaspool neid inimesi, kes tuima järjekindlusega oma juristiharidusega meile vastuseid kirjutavad. Ehk me peame ka sellest aru saama, et me esitame siin läbi raadio ja televisiooni
selgeid põhjendusi, millega nagu mõistusega inimene vaatab, saab aru, aga ta põrkab tagasi nagu kummipallilt ametnikelt, kellel puudub huvi ja kes omavahel, kes ei ole kunagi seda ka lugenud, mis me teeme, ta esitab paberi oma laualt teise ametniku lauale ja tegelikult irvitab selle üle, mida me räägime. Et see ilmnes ka eilses volikogu istungil väga selgelt. Meie senised koalitsioonipartnerid Keskerakonna ja Isamaa liidrid, siis EKRE, ühesõnaga Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonide esimehed naersid laginal ja tegid istungist plagiaadi, sellepärast, et nemad arvavad, et see, mida me neile teadusuuringutest refereerimine, ei ole tõsi ja neile see ju ei mõju, aga kui tegemist on niisugune tuima loomaga, siis talle võib-olla tõesti ei mõju, et teda ei olegi enam võimalik nagu mõistusega inimeste hulka arvata, aga küll on mure meil oma laste pärast, aga tema arvamus, et tema hoolitseb meie laste eest, on sellisel juhul katastroofiline, sellepärast ta ei saa ise ka aru, mis hoolt ta vajab. Nii et me oleme sellises ühiskondlikus olukorras, kus selleks, et mõistusega juhtimine toimiks, tuleks otsustavalt senist juhtimiskorraldust muuta. Ei, tuleks valimiskorraldust muuta. Ka valimiskorraldust loomulikult. Jah, et tuleks see valimiskorraldus, nagu on Venemaal ja Venezuelas oli, et see tuleks ära lõpetada. No seal enamasti muudetakse alati mingi barbari poolt kirvega ja siis seda korda, ega me ei usu, et seda nagu paremaks saab, aga sõdade käigus selle korra muutmise tulemusel Eesti õnnestus taas iseseisvuda, ma toon alati seda näidet, et sellel ajal, kui oli vabadussõda, siis konservatiivselt mõtlevad ja rahvuslikult mõtlevad mehed olid rindel. Ja kui nüüd sõda hakati juba peaaegu võitma, et lahingutegevus oli lõppenud, siis hakati mõtlema, relvarahu oli tehtud ja Tartu rahu veel ei olnud tehtud, aga asutavas kogus asuti mõtlema, et missugust riiki me siis tegelikult teeme. Kuidas see riigi korraldus peaks siis olema? Ja kahjuks võitsid sotsid, kes arvasid, et me peame tegema Prantsuse revolutsiooni järgneva demokraatliku vabariigi peame tegema, jah, et siis mõistetakse meid välismaalt ka. Ja vähemus jäid need konservatiivsed, et aga teeme nüüd meie põlisele rahvatarkusele tugineva konföderatsiooni, et meil on maad, Saaremaa ja Virumaa ja me oleme ühiste maade liiduna ja näed, Šveits on niisugune tore riik. Et teeme nagu Šveitsi, et nendel seal sõdu pole juba aastasadu olnud, nad on saanud väga hästi hakkama, miks me sellist riiki ei võiks teha? Et siis meid ei mõisteta, eks ole, et me peame minema sinna Pariisi ja tutvustama, kes me oleme. Nii et see mõttearendus sellest, kes me oleme, kui me oma poliitikat teeme, rajaneb kahjuks sellistel otsustel, mis tehti Eesti Vabariigi riigina kujundamisel võõraste näidete alusel ja mis on 2 korral siis nüüd sisuliselt meid alt vedanud. Esiteks 20. aastatel loodud riik sai meil 39-40. aastal otsa, sellepärast et see unitaarriik oli võimalik teiste riikide poolt väga kergelt üle võtta. Ja täna oleme me siis olukorras Eesti Vabariigis, mille õhuruumi kontrollib keegi teine, siin lendavad mingid võõrad lennukid, meie eest üritatakse seda infot salata ja meie territooriumilt läbi lendavate droonidega siis hävitatakse naftasadamaid Venemaa territooriumil ja ma loodan, et ehk peatub veel, aga me näeme, et sellest eskalatsioonist on meil järgmise sõjani nii vähe minna, et me peaksime tõesti mõistma, millise õnnetu riigikorra põhjus see on, miks tänane olukord meil üldse võimalik on. Miks me oma kodanikena ei suuda ära keelata sellist tegevust oma riigis? Ma tooks võib-olla siia Kristjan Põikas 100 aasta tagusesse aega tagasi ja ma meenutaks 1920. aasta konstitutsiooni, kus oli sees täiesti reaalne toimiv tööriist Riigikogu laiali saatmiseks. Ühesõnaga, rahval oli kontroll, jah, poliitikute üle. Ja, et see, me ei ole suutnud veel seda oma konstitutsiooni tagasi tuua, neid seadusepügalaid, aga me peame tegema kõik jõupingutusi, et sellised tööriistad tuua tagasi rahva kätte ka kohalikul tasandil. Eks ole, et nii kui avaliku elu tegelased ja poliitikud, kes, ütleme, kalduvad või tähendab esiteks, kui valimislubadused pole piisavalt konkreetsed, eks ole, siis peaks inimesed mõtlema, et kui keegi
püüab põrsast kotis müüa, seda ei tasu ju osta niimoodi, eks ole, et valimislubadus peab olema konkreetne ja kui valimislubadustest kaldutakse kõrvale, oleks ka võimalus kohe sellised inimesed otsustamise võimu juurest tagandada. Et selles suunas peame tegutsema. No kui Anti arstina räägib, et mis õnnetusi tabavad meid inimestena ja patsientidena ja millistest meetoditest oleks abi, et hoiduda, ennetada haiguseid, tuleks ennetada, mitte ravida, siis ega meie riigikorras on sama, et me peaksime nüüd kodanikena vaatama, kuidas me seda riiki ravime, et ega me ei kiirusta siin ju mingit mässu tegema, me kiirustame, ma arvan, et on viimane aeg korra tagamiseks nõuda neid otsuseid, mida meie ühise vabariigi päästmiseks on vaja ja riigi puhul me näeme, on olnud hulk erinevaid põhiseaduseid. See tähendab, et ka tulevikus võib teha järgmise ja parema ja tänast põhiseadust paraku meil ju ei järgita. Et olekski võib-olla aeg selle aruteluga alustada, millist riiki me siis vajame, mis meid kaitseks. Et kui me nagu arsti valimisel valiksime selle, kes aitab meil haiguseid ennetada, mitte ei kiirusta neid tundmatute ravimitega nii-öelda ravima. Ja kui me riigi puhul vaatame, milline riik aitaks meil vabalt iseseisvalt edasi elada ja milline meid hukatusse viib, et siis neid valikuid tuleks teha. Kõigil kodanikel. Nii. Me hakkame nüüd, ma tahtsingi näed, aga ma panin kinni selle, aga ma ütleks positiivse ka, et me ei jää nagu väga süngeks ei lähe. Et mul oli siin ka oli viide, aga selle ma olen kinni pannud vahepeal klõpsutanud kõikidele istuva töö tegijatele. Et teadusuuringud näitavad, et istuva töö tegijatel, kes joovad kohvi, see vähendab, teadupärast istuv töö suurendab ohtu südamesurmadele, eks ole, aga need istuva töö tegijad, kes joovad kohvi, nendel see südamesurma risk väheneb. Nii et jooge kohvi, istuva töö tegijad, et lõpetame sellise positiivse sõnumiga, et liikuge. Ja liikuge ka, just, et ja selle kevadiste aegade tulekuga tõesti tasub märgata, et nii nagu looduses võiks ka ühiskonnas ärgata ja võtta ette need tööd, mis on jäänud tegemata. Sõnnik tuleks laudast välja viia ja sisse künda. See on lihtne soovitus. Ja natuke ikka harida ennast ka, on ju. See on natuke sümboolne, et sõnnik välja. Sõnnik välja, ja harida võiks ka, aga teeks niimoodi, et laseks lastevanematel otsustada oma laste eest. Mis lastel hea on. Nii on. Aitäh Anti Kukkele ja Kristjan Moora. Selline sai siis tänane saade, et kohtume jälle kunagi. Aitäh kutsumast. Ja kõigile ilusat kevadet.